Mis on reaalsus? Seda võib seletada mitmel erineval viisil. Esiteks võib öelda, et reaalsus on see, mida saab haamriga puruks lüüa. See tähendab asjad, mida me näeme ja saame füüsiliselt katsuda. Seda teooriat saab laiendada nii palju, et ka tunded, emotsioonid ja muud mittekatsutavad nähtused nagu gravitatsioon ja vikerkaar on reaalsus. Sest kuigi me neid puudutada ei saa, on neid võimalik tunnetada. Aga anname sõna meie ekspertidele. Meil on neid kutsutud täna siia 3. Vaatame, mis on neil selle kohta öelda. Ma leiatan 2 reaalsust. On olemas reaalsus ehk igapäevaelu, milles me elame pidevalt, milles peitub rutiin, ametikohad, koolid, uneaeg, suhted, inimsuhted, perekond ja kõik muu telekavaatamine, pesemine ja muud asjad. Reaalsus iseenesest on lai mõiste. On see, mis me arvame, et on see, mis me näeme, meie igapäevaelu, aga kus me teame, et see on kõik päris. Me võime olla lihtsalt mingi arvutisimulatsioon kuskil kurat teab kus, eks ju. Nagu ütleks üks suur vene filosoof Matrixa eta pravda. Kas see ka nii on, seda me ei tea, aga me ei saa seda ka eitada. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. Reaalsus või illusioon. Vahel on võimalik valida, kus on parem. Enamasti on selleks meie loodud illusioon, kuid päriselt seal elada ei ole võimalik. Seetõttu peab hindama, millal ja kui pikaks ajaks tohib reaalsusest põgeneda. Illusioonid ei tohi kasvada reaalsusest suuremaks, sest kui inimene sinna läheb, kaob ta päris maailmast. Ei saa teada, mis juhtub, kuid on kaheldav, et ta elab edasi oma maailmas. Inimene lihtsalt kaob, nagu must auku, ilma tagasi teeta. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me. Selline reaalsus. Inimesed pidevalt mõtlevad selle peale, näiteks filosoofia tunnis arutavad, mis on reaalsus, mis on vabadus, aga tegelikult selle pole vahet. Me võime sellest rääkida. See on hästi põnev ja väga hariv ja arendab meie ajutegevust. Aga inimkond ei jõua sinna. Võib-olla paari sajandi pärast hakkame lähemale jõudma. Aga hetkel on liiga palju häirivaid tegureid, näiteks meedia, televisioon. See kõik summutab objektiivsust ja muudab kõik subjektiivseks. Ja samas tirib meid reaalsust kaugemale. Võib-olla aega selle peale tulevikus mõelda enam, kuna meil on perekond, töö, kohustused kasvavad. Ning ainuke asi, mida me võime õhtu jooksul teha, on telekasse uudiste vaatamine, siis me vaikselt vajume diivani peale ära. Ilma, et me jookseme abikaasale ja töösse abidega. Ehk jah, ainuke aeg, millal on võimalus reaalsuse peale mõelda, on meie nooruspõlv. Kuid seal pole mingit kasu. See on pigem meelelahutuslik, enam vähem nagu mõnda naljaka Jaapani saate vaatamine. Sa võid seda teha, aga see jääb kunagi hästi. Reaalsus on iga inimese jaoks erinev. Igaüks võib uskuda, mida ta ise soovib. Selline reaalsus on individuaalne. Inimesed võivad endale luua oma reaalsuse, kus asjad on teisiti välisest maailmast. Sellepärast ongi kokkulepped, mis tekitavad üldise reaalsuse, mida kõik mõistavad. Nagu on öelnud Abraham Lincoln, mitu jalga on koeral, kui lugeda ka saba jalaks. Vastus on 4. Saba nimetamine jalaks ei tee sellest jalga. See tähendab, et iga inimene võib asju enda jaoks erinevalt seletada, kuid see ei muuda asja reaalsuseks kõigi jaoks. Kas kõik asjad, mida sa saad puudutada või tunda,
võib-olla on ikka sellised asjad, mida sa nagu otseselt ei tunne, aga sa tead, et see on seal. Nagu näiteks õhk või gravitatsioon. Sa nagu otseselt ei puuduta seda, aga ta mõjutab sind ja sa saad selle olemasolust aru. On mitu reaalsust ja nad kõik, et mõndasid sa ei saa isegi tõestada, aga sa tead, et see on reaalne. Aga sa enda reaalsuses oled sa kindel, aga teiste inimeste reaalsuses sa ei saa kindel olla. Ja selles, et teised inimesed üldse olemas on, et sa ei mõtle neid lihtsalt välja. Ma arvan, et ainuke reaalsus, kus peakski elama, ongi see, mida me enda peale tajume, energiat ning visuaalne pool. Ei tasu mõelda, et mis toimub kuskil kaugemal. Äkki me oleme hoopis kuskil kaabli taga. On erinevad teooriad. On ka teooriad, et tegelikult näiteks mina praegu, kes siin juttu räägib, hiljem te ennast videot vaatate, olen mina surnud juba. Ning maju töötab veel pärast surma 3 minutit ning selle aja vältel ma loon endale teatud illusiooni, näiteks järgnevast 20 aastast. On erinevad teooriad olemas. Kuid, nagu ma ennist ütlesin, selle peale pidevalt mõelda, mis on mõttetu. Tasub ümber vaadata inimesi, kes on ümber nendega suhelda. Ning elada hetkes. Kõik inimesed näevad asju erinevalt. Kui mina olen nagu siin, ma näen enda vaatenurgast seda, ma ei tea, põrandat. Ma näen Eerik, ei näe Eerikut, aga ma näen seda patja. Sellel padjal on nagu, mina näen, et see on mingi lilla või midagi. Aga teile see tundub võib-olla teistsugune. Ja siis meie reaalsused on mingil määral erinevad. See ongi tegelikult nii lihtne. Me võime ju mõelda, et me eksisteerime, aga see tegelikult ka niimoodi on. Võib-olla on ka niimoodi, et kõik meie ümber tegelikult eksisteeri ja nii, kui nad meie vaateväljas kaovad, siis ka nende eksistents kaob. Mis siis on reaalsus? Reaalsus on väga erinev. Iga inimene defineerib seda enda jaoks ise. Siiski ei ole mõtet asju liiga keeruliseks ajada. Võib mõelda igasugu äärmuslike teooriate peale, kuid nende võimalikkus on väga ebatõenäoline. Isegi, kui me elaksime ühe äärmusliku teooriaga kirjeldatud reaalsuses, siis ei muudaks see tegelikult mitte midagi. Me oleme elanud niimoodi pikka aega. See näitab, et reaalsus on selline, nagu ta on ja me ei saa seda muuta. Me ei peagi seda muutma.